Järgmine tunnistus. Üks noormees helistas mulle Pärnust, et ta lõpetas keskkooli ja tahab poistega minna Austraaliasse tööle aastaks ajaks. Aga tal on nii suured hirmud, ta kardab haigeks jääda. Ja ta kardab igasugused pisikuid ja inimestega kokkusaamisi, et hullumeelselt kardab kõik haigus ja kuskil natuke torkab, siis arvab kohe, et nüüd läheb internetti, otsib sealt, oi, kui mul sealt on valus, siis on see ja too ja kolmas ja ma ütlesin, see on nagu interneti haige. Ja mul on olnud üks inimene, veel naisterahvas ka sama, mõtlesin, lõpeta see internetis songimine ära, et kui on mingid sümptomid või kuskil, et teinekord kurat just ammustab ja sina nagu otsid sealt siis, et mis võiks olla. Ja noorel mehel täpselt sama lugu ja mõtlesin, lõpeta see internetis käimine ära ja ütlesin, ma tahan saada hirmust vabaks, et mu vereproovid on kõik korras, et Jumal näitas või see tähendab, ma käisin arsti juures, et ta läks oma hirmudega nii kaugele, et kartis nii palju haigusi, et läks lõpuks arsti juurde ja arst ütles, sul ei ole mitte midagi viga, sa oled täitsa terve ja siis ta tuli minu juurde ja tahab hirmust lahti saada ja ma ütlesin, üks asi on hirmust lahti saada, aga teine, et kui sa juba nii kaugele lähed ja sul on ka vaja Jumalat. Aga ma mõtlesin selle peale, et mu ema usub ja sa oled ema eest palvetad. Tead, et ma tahan ka siis nüüd seda Jumalat, et Jumalaga asjad korda teha või niimoodi, et nagu oma keeli ta ütles, et ma ei julgegi muidu välja sõita. Et ma tean, et Jumal siis aitab. Ja siis me palvetsime temaga samamoodi, kasutasin neid kirjakohti, mida Püha Vaim mulle andis, Markuse 16 ja parandasime meelt, olgugi, et see noore hing oli nii puhas, et ma eriti ei leidnud midagi, ka mõni solumine, vihastamine, aga üldiselt oli hästi puhta hingega laps. Ja ta võttis Jumala vastu ja sai päästetud ja oli ääretult õnnelik. Ja palvetasin, siis rääkisin sellest hirmust ja ütlesin, nüüd lööme see hirm välja. Ja ma ütlesin, sul ei ole mõtet midagi karta, kui sul tegelikult midagi ei ole. See, et arst ütles, et sul on veri korras. Jah, on. Ja arst ei leidnud midagi, ei leidnud, järelikult ei ole. Et see on hingevaenlase susserdus sul kahe kõrva vahel. Ja palvetasime, sai sellest hirmust lahti ja võttis vastu päästmise ja sõitis tema ära Austraaliasse oma poistega, sest just lõpetas kooli, et läheb sinna tööle suure rõõmuga. Need 2 päästet nagu järjest.